Turvalisus tegelikult juba võtta oma olemuselt on inimeste jaoks väga lai mõiste. Iga inimene tunnetab seda oma igapäevaelus väga erinevalt. Me võime võtta liiklusturvalisuse, kelle jaoks on see prioriteediks, aga paljude jaoks on hoopis mõjusam see, kui me räägime hoopis kodusest turvalisusest. Kuidas nad tunnevad ise ennast kodus või enda kodu ümbruses. Kristiine linnaosasse tegelikult on paigutatud hästi palju uusi kaameraid. Ja järjepidevalt me seda kaamerate parki ka uuendame. Näiteks Kristiine keskuse juurde said käesoleva aasta alguses mitmed uued kaamerad, mis võimaldavad ka meil seda olukorra pilti paremini näha ja hinnata ka hetkeolukorda. Ja Kristiine linnaosa valitsuses kahtlemata elanike ja linnaosa turvalisus on väga olulised küsimused. Meie eesmärk on ju siiski ennetada süütegusid, ennetada erinevaid kuritegevusid ja teha kõik selleks, et inimesed tunneksid siin linnaosas ennast koduselt ja turvaliselt. Me oleme viimased aastad teinud väga head koostööd politseiga, kes tegelikult regulaarselt edastab meile erinevaid probleemküsimusi ja pakub välja ka mõningaid lahendusi selleks, et muuta seda keskkonda turvalisemaks. Me oleme mitmel pool lõiganud põõsaid lühemaks selleks, et sinna taha ei oleks võimalik peita ennast, samuti korraldanud puude hoolduslõikust ja kõike muud sellist selleks, et tõsta turvalisust. Koostöös politseiga oleme paigaldanud viimastel aastatel ka mitmel poole valvekaameraid. Üks tõsisemaid küsimusi oli Kristiine kaubanduskeskuse esine, kus kogunesid kodutud, toimusid erinevad avaliku korra rikkumised ja nende kaamerate pilt läheb otse politsei keskusesse, nii et kui seal on väljakutse, siis juba enne, kui patrull kohale jõuab, neil on võimalik vaadata, mis reaalselt toimub. Inimese turvatunnet mõjutab tegelikult kõige rohkem keskkonnast tulenev turvalisus. Üks selline lihtne asi, ära viska prügi maha, vaid pane see prügikasti. Siis kui ühte kohta on kogunenud palju prügi, siis inimestel võib tekkida arusaam, et seal keegi ei ela ja kaob omaniku tunnetus, mis tegelikult on hästi oluline. Ka näiteks uste lukustamine, kui sa kodust ära lähed või kui hoovis peaksid olema ja sul jääb kuuri uks lahti, siis pane see kindlasti kinni, sellepärast et muidu on võimalus inimesel lihtsalt minna kuuri ja võtta sealt asi kaasa. Inimese turvalisust mõjutab ka tegelikult hästi palju haljastus. Võtame näiteks ühe puu, mille tüvi võiks ulatuda kuni inimese peani, kuskile siia maale ja sealt ülevalt edasi tulevad oksad. Põõsad võiksid tegelikult ulatada umbes vöökohani, sellepärast siis me võtame ära sellel kellelgi teiselt selle võimaluse sinna taha ennast varjata. Et siis inimesed näevad ka paremini seda, mis toimub nende ümber. Ja see ei ole kindlasti ainult parkides, vaid see on ka hoovides. Ja kindlasti, mis on ka oluline, on näiteks valgustus. Et kui me võtame sellise koha, kus on hästi pime, siis seal on süütegusid toime panna suhteliselt lihtne, kuna seal ei ole midagi näha. Aga kui me paigaldame nendesse kohtadesse valgustuse, siis tegelikult ka inimese enda turvatunne sellest tõuseb. Kindlasti luuakse neid uusi kortermaju ja uusi elamupiirkondasid, aga tihtipeale unustatakse ära see turvalisuse aspekt, mis tegelikult ongi hästi oluline. Ja siinkohal ma tegelikult panekski pole südamele inimestele, et tegelikult see valgustus või inimese liikumisele reageeriv lamp võib mõjutada hästi palju. Parkimine mõjutab väga palju ka tegelikult turvalisust. Näiteks, kui me võtame ühe korteriühistu, siis tihtipeale on probleemid just seotud ka parkimisega. Ja tegelikult just see heanaaberlike suhete loomine ja hoidmine on väga oluline, sellepärast et naabrid võivad olla kodus, kui teid ennast näiteks kodus ei ole. Ja võivad märgata ka seda keskkonda, kui seal midagi toimub ja ka selle ära hoida.
päris kõik patustajad ei ole parkidest ega avalikes kohtades kadunud, aga vähemaks on neid küll jäänud ja julgen öelda, et elanikud on aru saanud, et ei tasu ikkagi avalikus kohas tarbida. Kui algselt oli väike hirm oli see, et neid kohtasid oli hästi palju, et oli hästi põhjalik eeltöö tehtud Kristiine linnaosa poolt, et siis me arvasime, et me ajaliselt kuidagi ei mahu sinna raamidesse, aga tegelikult saime ilusti hakkama. Linnaga on koostöö meil väga hästi sujunud, et linn ise hästi palju tegi eeltööd, uuris välja, kus on need probleemsemad kohad, kus on rohkem tähelepanu ja siis, kui ta oli esimene teade, et me seda koostööd teeme, päris paljud elanikud andsid teada ja vastavalt sellele siis me muutsime ka oma ringkäike natukene ajaliselt ja ka marsruutide koha pealt. Ma julgen öelda, et linnaosa panustas ikka väga palju sellesse koostöösse, et saada maksimaalne efekt ikkagi siit välja. Ma tahaks siinkohal tänada ka kõiki linnaosa elanikke, meie häid koostööpartnereid, kes teevad ikka aeg-ajalt meile ettepanekuid ja oma tähelepanekuid linnaosa turvalisuse osas. Need aitavad meid edasi oma töö planeerimisel.